No nii, ma usun, et te olete saanud kõik nautida seda maitsvat lõunasööki ja läheme edasi. Täna on, nagu te kõik hästi teate, üks tore päev. Mitte ainult sellepärast, et väljas on ilus ilm ja suvi hakkab jõudma Tartusse, aga ka sellepärast, et meil on üks väärikas juubel täna pidada. Ma ei tea väga täpselt, millest tuleb täna juttu, aga ma tean võrdlemisi täpselt, et kindlasti ei tule siin juttu elulõpu tahteavaldusest. Et tegemist on ikkagi vitaalse ja jõulise organisatsiooniga, kes tegeleb üle aegade ja probleemide kiuste. Ja miks mina siin täna seisan, on see, et ka minul on olnud võimalus lähemalt kokku puutuda selle seltsi tegevusega, tõsi küll 30 aastat tagasi, aga ma märkan seda, et viimasel ajal, kui üldse rääkima kutsutakse, siis ikka asjadest, mis ongi seal 30 aastat tagasi juhtunud. Aga see on tore, et kutsutakse. Nii, ma paluksin esimese pildi. Me tähistame täna Eesti Arstide Selts Rootsis 80. aastapäeva. Ja ma pean ütlema, selle aja tajumisega on huvitav lugu. Ma olen ise sündinud 1960. aastal. Ja mul on meeles see, kui keegi vanematest inimestest hakkas rääkima mingist sõjaajast või see mõjus nagu mingi eelajaloolise jutustusena või mingi muinasaegadest räägiti. Täna me teame olukorras, kus me isegi oleme, et kus sõda käib sul siin taga aias praktiliselt ja kui kiiresti ilm ja elu võib muutuda, siis vähemalt minul ajataju on ilmselgelt teinud läbi, ma ei tea, kas see on areng, aga muutuse kindlasti. Kui te nüüd kujutate ette 1944. aastal, kui toimus suuremat sorti lahkumine Eestist, eks ole, suur osa neist inimestest ju moel või teisel jõudsid Rootsi ja seal alustasid oma uut elu, hiljem osa neist siirdus edasi kuskile, et kujutage ette 119 tohtrit, seda on umbes nii palju, kui meid siin saalis on, kes jõudsid Rootsi ja kes avastasid, et sul oli kadunud kõik, su elu, kõik, mis oli sul hinge taga, su töö, sa oled võõras keskkonnas ja sa peaksid nüüd oma eluga edasi minema. Ja et need 119 inimest leidsid või pidasid vajalikuks koonduda, võtta ennast kokku ja et nii-öelda hääl oleks tugevam. Võttis kõigest pool aastat, siis 45. aasta kevadeni, kui leidis aset see asutav kogu, see oli 6. aprillil. See on õige varsti. Kui 40 tohtrit nendest, kes siis Rootsi jõudsid, võtsid nõuks asutada seltsi. Ka seda on ausalt raske ette kujutada, et veel oma isiklike hädade kõrval mingit seltsielu arendada ja elada, aga seda ometigi tehti. Ja veel üks lugu, mis on sageli tuleb meelde, on see, et ma ei tea, kas Eestil on olnud õnne või on meie ütleme, teekaaslastel on piisavalt mõistust, et me oleme suutnud tagada mitte ainult oma riigi õiguslikku järjepidevust, aga ka näiteks valitsusväliste organisatsioonide puhul. Et teadagi, kui okupatsioon algas, lõpetati kõiksuguste organisatsioonide tegevus ja nii lõpetati ka Eesti Arstide Seltside Liidu tegevus, kelle viimane juht ja president oli professor Aadu Lüüs ja ka tema oli üks nendest, kes sattus põgenemise käigus Rootsi. Ja ka tema oli üks asutajaliikmetest Eesti Arstide Seltsile Rootsis. Temast endast sai küll aktiivne liige Eesti Teadlaste Seltsis ja ta oli seal ka juhatuse liige, aga ta oli nii palju tark, et ta andis ametlikult üle järjepidevuse hoidmise just nimelt sellele seltsile, mis asutati Rootsis, et Eesti Arstide Selts, Arstide Seltside Liit, tema tegevus juriidiliselt kandus edasi. Ja miks see oli oluline? Me kõik seda
saime teada siis, kui Eesti sai uuesti vabaks, oli Eesti Arstide Liidul põhjust viidata jällegi järjepidevusele, sest et Rootsi organisatsioon piltlikult öeldes tõi selle koju tagasi. Arstide Liidule tähendas see näiteks Pepleri tänava maja tagasisaamist, sest see oli õigusjärgluse kaudu tuli. Nii et need väiksed faktid omandavad tegelikult võrdlemisi olulise maise tähenduse. Nüüd teine mees, kellest ma põgusalt tahaksin rääkida, on neuroloogia professor Riives, Johannes Riives. Temast sai esimene Eesti Arstide Selts Rootsis president ja ma ei lasku väga sügavale ajalukku, sest et seda teeb Hendrik kohe palju täpsemini ja detailsemalt, aga minu meelest olid need kaks meest omamoodi nagu sillapead ja selle tõttu ma arvan, on põhjust ka neid praegu meenutada. Tõsi, professor Riives oli üks nendest, kes siis peagi lahkus edasi, siirdus edasi ja läks Kanadasse, kus ta oma aktiivse elu lõpupoole praktiseeris. Aga nagu ma juba nimetasin, minu esimene kokkupuude selle seltsiga tekkis aastal 1995, siis kui see selts pidas ka suurt pidu ja oma tähtsad tähtpäeva nad said 50-aastaseks. Mina juhtusin sellel ajal olema Eesti Arstide Liidu pealik ja meile tuli kutse, olge kena, et meil on pidulik üritus, kas keegi saaks Kodu-Eestist tulla käima. Kui te meenutate, mis aeg oli 1995, et see ei olnud veel väga tavaline, et inimesed siin vabalt ringi ratsutasid, selle tõttu oli see väga põnev kutse, loomulikult ma läksin. Me läksime sinna tegelikult kahekesi, me läksime professor Heidi Ingrid Maaroosiga. Ja mul oli kaasas ka abikaasa, kes esindas tollel ajal Eesti nooremarstide ühendust, ta oli seal laekureks nimelt. Nüüd, siin on üks väike vaade Stockholmi Eesti majas saali, tollel ajal oli suursaadikuks oli Margus Laidre ja siin on niisugune väikene seltskond, aga tegelikult mul on meeles see, et brossüür, ma ei tea, mis aastas see oli liikmeskonna kohta, minu meelest seal oli 360 nime kirjas. Ja tõsi, seal olid küll mõned olid Taanist, mõned olid Saksamaalt, et need ei olnud kõik ainult Rootsi tohtrid, aga neid oli palju. Ja on ka kunagi tehtud, ma olen kuulnud üks uurimus, mis võrdles Rootsi arstide, niisugust, kuidas öelda siis, profiili ja võrreldi nüüd seltsi andmetel Eesti tohtrite omaga, siis akadeemilisi kraade oli Eesti, öelda siis kogukonnas oluliselt rohkem, et tegelikult need tegelased, kes ikkagi oma praksist võtsid Rootsis edasi kanda, tegid väga hästi. Siin on kaks väga koloriitset kuju ja väljapaistvat meest. Vasakul pool on Argo Kõvamees, kirurgiadotsent. Argo on mees, kes nii-öelda siin vabariigi algusaastatel jõudis korraldada ja vahendada väga hulgalist igasugust abivärki. Kõik me teame või mäletame neid asju, mis sealt tulid. Aga Argo lisaks nende vanade voodite vahendamisele tegeles ka sellega, ma arvan, neid on 10 Eesti noori kirurge tollest ajast, kes käisid Rootsis, said mingi praktiseerimise või mingi staseerimise võimalused tänu Argole. Ja Argo oli samuti mees, kes oli osanud oma elu korraldada, tal oli Brommas, oli õige mitu korterit. Ja neid ta ei kasutanud mitte seal nii-öelda Airbnb-na, tol ajal polnud seda küll, aga sinna ta majutas neid praktiseerivad Eesti kirurge, kes tulid Rootsi. Sest raha oli ju kõigil piiratud võrdlemisi. Ka mina olen seal korteris korra maganud, mitte küll staseerinud, aga me olime läbisõidul Stockmannist, kus Argo pakkus oma maja. Ja parempoolsel pildil on Einar Berggren, kellega meil oli väga hea koostöö, ma võiks teda oma sõbrakski pidada, tähendab meil klappis asi väga hästi, tema oli tollel ajal oli seltsi esimees. Ja Einariga
Einariga koos me võtsime korraldada järgmisel aastal, ehk siis 1996. aastal, kui mäletate, Esto algas Stockholmis ja siis ta kandus üle Tallinnasse. Ja Estode raames on alati toimunud või varasematel aegadel on toimunud, on kõigepealt Eesti teadlaste konverents. Ja kuna arste on olnud piisavalt palju, siis arstiteadlased teinud oma konverentsi. Ja ka seekord, see oli siis meie Einariga vedasime seda eest, Tallinnasse toimus sotsiaalprobleemid ja arstkond täna ja homme või midagi sellist oli see teema. Ja see oli päris põnev üritus, tähendab, seal olid igasugused suitsiidi teemad, Hans Anderson rääkis näiteks posttraumaatilisest stressisündroomist, suguhaigused olid vaatluse all, intoksikatsioonid erinevad, vigastused, kõik niisugused põnevad asjad. Ja siis samuti olid esinejad, tähendab, ma mäletan, Jüri Kaude rääkis, kuidas elab arst Ameerikas, Einar Berggren rääkis, kuidas arst Rootsis elab ja mina rääkisin, kuidas arst Eestis elab. See oli üks vägev üritus. Mul on veel meeles, et siin on veel järgmine pilt. Me oleme siin külaliste lauas praegu professor Maaroosiga. Aga siin on nüüd, see on selles mõttes tore pilt, võt siin on nüüd vasakpool mees on Jaak Kiviloo, kopsutohter. Me just arutasime siin, et tema on elus. Ta on üle 90 aasta vana, ta kadus, mitte ei kadunud, aga liikus vahepeal Soome, aga nüüd ma kuulsin, et ta on Rootsi tagasi tulnud, et oma pensionipõlve veetma ja samuti niisugune aktiivne ja väga vitaalne mees. Ja üleval on Einar nii, nagu ta põhilise aja välja nägi, tal oli väike sigarill, oli suunurgas alati ja pea oli mõtteid täis kogu aeg tal. Ja seal kõrval on siis nooremarstide ühenduse Laekur, kes samuti tõi siis tervitused Rootsi seltsile ja ma pean ütlema seda, et Rootsi selts ei koosnenud sugugi ainult pensionieelsetest ja pensioniealistest kolleegidest, seal oli ka nooremaid inimesi. Mina sain tuttavaks seal tegelasega, kes just lõpetas ülikooli Karolinskas ja oli alustanud oma kirurgia internatuuri, Rootsis oli tollal internatuur, see oli Peep Talving ja Peep oli ka Laekur seal organisatsioonis ja Peep sai ülesande siis lugupeetud Eesti külalisi siis kanseldada natuke, me chillisime seal Stockholmis, see oli hiiglama tore, me Peebuga alles üks päev meenutasime neid toredaid aegasid. Siis läks mööda aega, siin ma ei tea väga täpselt, kui palju niisugust kolleegide vahetust toimus siin vahepealsel ajal, aga ma tean, kui Hans Anderson uuesti sai jälle esimeheks, siis, ja see vist oli ka esimest korda, kui te pidasite oma suvepäevasid seal metsakodus nii-öelda. Ja igal juhul see oli väga tore niisugune kämping ja seal oli igasugused võrkpallimatšid ja mis kõik. Ja siin on nüüd see pilt, kes seal osalesid. Ja ma saan aru, et sellest sai ka traditsioon, et see käib vist siiamaale, eks ole. Ja siin on veel, niisugune väikene ülevaade. Vaat siin on ka Hans Anderson päris ilusasti tabatud, kes on samuti, ta on kohtupsühhiaater olnud, kes on väga palju Eestisse nii-öelda panustanud intellektuaalses mõttes ennekõike. Ja just ma nimetasin siin paar nädalat tagasi, ma nägin teda eemalt Tallinnas. Ta on endiselt kirgas, selge mäluga ja igati vahva vend. Ja arusaadavalt, et see oli ka enamjagu see aeg, või see aeg hakkas võib-olla varemgi, kui vanemad kolleegid lihtsalt, nende aeg oli ümber saanud. Mul on väga suur rõõm, et mina jõudsin kohtuda sellest eelmisest või ütleme nendest aktiivsematest tegijatest, kui ma 95. aastal käisin, siis meile korraldati kohtumine Jaan Novekiga, kes oli ju pikka aega, eks ole, esimees. Ma tean, kes teie need auliikmed seal on, Olav Kibe, eks ole, Ilo Käbin, ei suuda nüüd kõiki korraga meenutada, aga kes on ju siin Eestis käinud ja kellega me oleme head tuttavad või olime. Nii et selge, et see esimene ind natukene vaibus ja siis tuli aeg kätte, kui meie noored kolleegid siirdusid Rootsi. Aga sellest juba räägivad nemad ise, tähendab, ja
ja mul on meeles, et see vist oli Ants, kes ütles, et kuidas me nimetame neid inimesi, kes on nüüd Rootsi hiljem tulnud, et nad on uustulnukad. Nad ei ole mingisugused emigrandid ega midagi muud, aga ja see on minu arust väga ilus nimi. Ja asjad veel arenesid nii kaugele, et 2010. aasta üldkogul Eesti Arstide Liit aktsepteeris selle taotluse, mis tuli Rootsi Arstide Liidult või Arstide Seltsilt Eestis, Rootsis. Ja sellest organisatsioonist sai Eesti Arstide Liidu osakond või liige piirkondliku liidu tähenduses. Nii nagu on Tallinna Arstide Liit, nagu on Tartu, nagu on ENÜ muuses. Nii et me oleme täiesti orgaaniliselt ühendatud põhikirjaliselt ja sellega mina tänan tähelepanu eest ja annan hea meelega praegu edasi kõnejärje Hendrik Pakostale, kes on nüüd vist siiamaale vedanud seda seltsi tegevust ja nii kui ma üllatusega kuulsin, on vahepeal jõudnud ka Eestisse tagasi kolida. Et ole kena. Nii, tere päevast ka minu poolt. Et kõigepealt ma alustaks siis tänusõnadega selle väga põhjalikule sissejuhatusele Indrek Oro poolt. Et väga põnev oli kuulata sellist väga vahetut reisimuljet ja sellist vahetut kontakti nende inimeste, kellega üks minul ei olnud võimalik kohtuda. Et juhatab hästi nüüd järgneva siis ettekande sisse. Et minu nimi on Hendrik Pakosta ja mul on siis täna palutud rääkida natukene Eesti Arstide Selts Rootsis ajaloost ja võib-olla ka laiemalt Eesti arstkonna käekäigust viimase 80 aasta jooksul. Et ajaloona mis pole, ametilt ortopeed, et Rootsi sattusin aastal 2016 pärast õpinguid Tartus ja üsna pea siis kaasati mind kohe ka nii-öelda seltsi juhatuse töösse. Ja siis viimasel 5 aastal on mul olnud suur au olla esimeheks. Nii, ja võib-olla vahemärkus ka, et tõepoolest olen siis leidnud tagasi teie kodumaal, et täna töötan siis ortopeedina Ida-Tallinna Keskhaiglas. Nii, et siis Eesti Arstide Seltsi lugu saab kaudselt juba alguse selle suure põgenemise ajal 1944. aastal, et kui Eestis läks siis umbkaudu 80 000 paadipõgenikku, umbes niimoodi välja nägi, mindi siis eluriskides üle Läänemere siis Rootsi ja nüüd minu allikate kohaselt oli 1944. aasta lõpuks kohal 119 arsti ja 13 hambaarsti, väikse vahega võrreldes eelmise ettekandega. Ja üldiselt paigutati nad kõik põgenike laagrisse, nagu seal paremal näha on. Ja ka Eesti arstide väljavaated erialaseks tööks üldiselt väga head ei olnud. Et mõnedel õnnestus saada tööd laagriarstina ja mõnedele siis võimaldas Rootsi tööjõuvalitsus nii-öelda sotsiaalabi korras tööd siis arhiivides, ehk siis nagu arhivaaridena. Aga mälestustest võib lugeda, et üldiselt selline elukorraldus nagu paljudele arstile ei meeldinud ja nii-öelda siis aktiivsete inimesena hakkas Eesti arstkond üsna pea Rootsis ka organiseeruma. Et Stockholmis ja selle lähiümbruses sai siis Eesti arstide kohtumispaigaks Shelsoni nimeline kohvik. Ja üsna pea nendest kooskäivatest arstidest siis moodustati ka nii-öelda esialgne Eesti arstide esindus. Ja sinna esindusse kuulusid kõigepealt 2 arsti, Johannes Riives, juba eelnevalt mainitud, neuroloog professor ja patoloog Elmar Jakobson. Ja neile pandi siis kohustuseks hakata koguma infot siis Rootsi sattunud Eesti arstidest, hambaarstidest, nendest koostama nimekirja ja luua selline kontakt siis ametkondadega, ennekõike siis Rootsi Arstide Liiduga, Rootsi tervishoiu valitsusega, et siis hakata sondeerima pinda juba nii-öelda töölubade töökohtade saamiseks. Ja lisaks kõigele veel siis nii-öelda parandada Eesti põgenike arstiabi Rootsis. Ja niimoodi liiguti siis samm-sammult edasi. Järgmine sammuna juba peeti vahelikuks nii-öelda formaalsemalt hakati Eesti arstkonna Rootsis organiseeruma. Ja selles kutsuti kõigepealt kokku selline ettevalmistav koosolek, see toimus 9. märts siis Stockholmis. Ja selles võttis osa juba 28 arsti ja siis seal võeti nii-öelda vastuline põhimõtteline otsus, et Rootsis oleks nii-öelda Eesti arste koondavat organisatsiooni vaja. Ja et töötada välja põhikiri sellele loodavale organisatsioonile, siis selleks valiti 4-liikmeline toimkond. Ja sinna kuulus lisaks Riivesere ja Jakobsonile veel siis Eesti tervishoiu üks suurkujudes Karl Schlossmann ja sisekustarst Paul Jüri Teas. Siis palju aega
mööda läinudki juba vähem kuu pärast, 6. aprillil toimus siis Stockholmis uus koosolek, selle korral juba 40 arsti võttis osa ja siis seda kuupäeva võib pidada nii-öelda Eesti Arstselts Rootsis nii-öelda sünnipäevaks. Et siis võeti vastu see eelnevalt välja töötatud põhikiri ja valiti esimene juhatus. Et siis Riivesesse esimees, Jakobsonisse kirjatoimetaja, abiesimeheks valiti siis kirurg Herman Rossmann, teaduslik kirjatoimetaja Franz Grant, kes oli eripatoloogia, diagnostika ja teraapia professor ja hambaarst A. Baumes valiti laekuriks. Nüüd selle loodud põhikirja alusel võisid liikmeteks astuda diplomeeritud arstid, aga seal koha peal siis Baumehe nii-öelda ettepanekul laiendati seda ka hambaarstidele. Nüüd, kui see selts on nii-öelda välja kuulutatud, siis saadeti see põhikiri ka Rootsi tervishoiuvalitsusse, Sotsiaalministeeriumisse ja ka Arstiliidule ja seal paluti nii-öelda siis edasist tuge siis Eesti arstidele siis Rootsis töölubade saamiseks ja töökohtade saamiseks. Nii, ja siis nagu eelnevas presentatsioonis juba ka välja tuli, et Eestist oli Rootsi emigreerunud ka Aadu Lüüs, ehk siis Eesti Arstide Liidu seltsi viimane esimees. Teda küll seal koosolekul ise kohal polnud, aga tema saatis sinna tervituskirja ja siis selle alusel hakati Eesti Arstselts Rootsis siis pidama Eesti Arstide Seltside Liidu nii-öelda järjepidevuse jätkajaks. Nii väikse vahemärkusena, et see 1945 oli tegelikult nii-öelda Eesti erialaseltsidele Rootsis üldse väga viljakas. Et siis peale arstid organiseerisid ka arhitektid, juristid, veterinaarid, majandusteadlased, metsandustegelased, ohvitserid, teoloogid, õpetajad ja teadlased ja haritlased lõid siis Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis. Et nüüd nendest paljudest nii-öelda organisatsioonidest tänaseks ongi alles Eesti Arstselts Rootsis ja Eesti Teaduslik Selts Rootsis. Ja nende kahe organisatsiooni vahel on olnud ajaliselt palju koostööd, see on olnud liikmed, kes kuuluvad mõlemisse organisatsiooni. Ja võib-olla paari sõnaga tutvustuseks, Eesti Teaduslik Selts on võtnud enda peale nii-öelda Eesti teadlaste tööde tutvustamise, propageerimise ja nad teevad siis seda korraldades aastas 6-7 sellist koosoleku õhtut ja iga 5 aasta tagant annavad välja ka aastaraamatu. Nii, siis tagasi Eesti Arstide Seltsi juurde Rootsis, et algusaastatel korraldati referaadiõhtuid, et nii-öelda värskendama oma liikmete siis teadmisi, aga põhitegevus ja mis on ka Eesti Arstide Selts Rootsis kõige suurem teine Eesti arstkonnale Rootsis, oli siis just nimelt see tugi siis nii-öelda tööle abistamisel. Et suhtlesid nad Rootsi tervishoiuvalitsusega, aitasid saada töölubi ja töökohti. Et seda on tegelikult üsna nii-öelda hästi ka mälestuses mainitud, kuidas Eesti arsti keskmine jada välja nägi siis tööle saamisel, et kõigepealt see algas tavaliselt nii-öelda laagriarsti positsioonilt, edasi lubati neil juba avada väike erapraksis, aga selle mööndusega, et seal võis ainult teenindada siis Eesti põgenikke, siis Rootsi patsiente said nad ravima esialgu ainult siis Rootsi kolleegi nii-öelda järelevalve all ja esimest kord iseseisvalt said nad hakata praktiseerima nii-öelda jaoskonna arstidena, aga seda siis ilma loata määrata sundravi. Ja nii-öelda täisväärtuslikku praksist sai nad hakata siis nii-öelda harrastama siis, kui neil oli läbitud kohtuõiguse eksam, erialaeksam, oli läbitud aastane praktika ja siis keeleoskust oli teondatud siis nende siis ülemuse poolt. Aga Eesti Arstide Selts Rootsis algaastate tegevust kumas läbi ka natuke seda lootust, et Eesti võiks saada uuesti vabaks. Et selleks tehti ka ettevalmistusi. Näiteks siis aidati Eesti komiteel siis organiseerida Eesti tervishoiusektsiooni siis nii-öelda loomist ja lisaks siis Eesti Vabariigi eksiilvalitsuse palvel, mis oli Londonis ja Punase Risti palvel siis aidati siis välja töötada ka Eesti tervishoiu reorganiseerimise kavand. Aga nüüd järk-järgult, kui arstidele said need tööalased probleemid nagu lahendatud ja Rootsi arstid siis suundusid üle riigi nii-öelda oma ametipostidele, siis hakkas vähenema ka seltsi nii-öelda aktiivsus. Et eks tõenäoliselt nii-öelda aastate möödudes hakkas juba siis Eesti arstidel ka vaikselt kahjuks sama selgeks, et Eesti võib-olla ei saagi vabaks ja hakati rohkem siis nii-öelda
osa võtma juba kohalikest organisatsioonidest ja nii ka Eesti Arstide Selts Rootsis see tegevus just ürituste korraldamisel nagu langes. Aga see sai jälle tugeva tõusu siis 69. aastal, kui seltsile valiti uus energiline esimees, Jan Novek, radioloog. Et muudeti seltsi põhikirja, loodi veel juurde 2 piirkondlikku keskust, üks siis Göteborg ja üks Lundi, et vähendada seda nii-öelda geograafilist barjääri, mis Rootsil tekkinud, Rootsi väga suur riik. Ja lisaks muudeti siis põhikirja, et lubati liikmeteks astuda ka arstiteaduse üliõpilastel. Hakati uuesti jälle aktiivselt korraldama üritusi, et peakoosolekud nihutati siis sügisesse, need kattuksid Rootsi arstide kongressiga, et oleks nii-öelda hõlpsam samal ajal kokku saada. Ja siis kevadesse planeeriti selline natuke vabamas õhus kevadpidu, kus siis tehti selliseid populaarteaduslikemaid ettekandeid, jagati reisimuljeid ja seltsil oli muideks ka oma salongteateris oma liikmetest, kes oli tavaliselt selleks kevadpeoks ette valmistanud mõne sketši, siis nii-öelda meditsiiniteemalise. Ja hakati ka üsna aktiivselt ise liikmeid otsima, et selleks hakati läbi töötama siis Rootsi arstiteaduskonna, erinevate arstiteaduskondades kataloog, et sealt hakati otsima Eesti pärast nimesid ja siis, kui mõni leiti, siis selle inimesega kontakteeruti ja siis paluti või soovitati siis astuda liikmeks. Ja kõik selline tegevus viis ka tegelikult nii-öelda Eesti Arstide Selts Rootsis kuldajale, et kus kõrghetkel oli üle 350 liikme siis nimekirjas. Ja siin on üks põnev ülesvõte sellest 69. aastal toimunud koosolekust, et siin see nüüd töötab niimoodi, et siin ees siis vasakult 3. on siis Elmar Jakobson, tema on siis ametist lahkuv esimees, ja siit eespoolt parem on siis Jan Novek, tema on siis ametist astuv esimees. Ja siin ülevarjas on ka mõned nimed, kes juba eelnevalt ka ära mainiti, et siin siis paremalt 3. on siis Argo Kõvamees, ka kunagine esimees ja auliige, ja siis tema kõrval on Ants Anderson, samuti siis tulevane esimees ja auliige. Nii, siis lisaks kõigele aktiviseerus ka seltsis nii-öelda teadustöö. Et tänu sellele tööle, mis tehti liikmete leidmisel, et siis oli seltsile kogunenud päris suur hulk andmeid siis Rootsis elavatest Eesti arstidest, hambaarstidest, siis otsustati need nimekirjad välja anda nii-öelda siis kataloogina 72. aastal. Ja kuna siis seltsi liikmete seas oli ka väga palju liikmeid, kes olid teaduslikult aktiivsed, siis pidasid Jan Novek ja Jüri Klaude vajalikuks välja anda sellist koguteose siis nendest välja antud töödest, mitte ainult Rootsis, aga ka Ameerikas. Ja selle nimi oli siis Annals of Estonian Medical Association. Ja neid anti välja kokku 4 volüümi, et esimene volüüm oli nendest valminud kõige mahukam, et peaaegu 200 lehekülge. Et kui neid annaale nagu nii-öelda lehitseda, et siis seal sellist ära mainimist väärivaid nimesid on palju, aga ma mõned nopped siis täna teeks. Et Aadu Lüüs on juba korduvalt siis läbi käinud, et tema oli siis lastehaiguste professor, tema oli esimene Eesti soost lastehaiguste õppetooli juhataja ja juhatas siis arstijaoskonna dekaanina ja lisaks oli veel Eesti Lastekaitse Liidu üks asutajaliikmetest. Et tema siis publitseeris artikleid pediaatrist ja neonatoloogiast siis nendes annaalides. Nüüd tema kõrval on Heiti Baldruk. Et kui Heiti Baldruki kohta Wikipeedias lugeda, siis esimese asjana on seal tema nime ja sünniaastate kõrval kirjas, et ta oli Aleksander Baldruki poeg. Et mõnes mõttes võib-olla ta jääb natuke oma isa varju, aga tegelikult oli Heiti Baldruk ise ka väga võimekas teadlane, arst. Ta oli erialalt nahasuguhaiguste arst. Ja temal oli selline õnn, et tema sai meditsiinidoktori kraadi kaitsta suisa 2 korral. Et esimesena tegi seda siis 44. aastal Tartus ja siis teist korda juba 55. aastal Stockholmis Karolinskas. Et tema teadustöö teemaks olid erinevad haigused tekitavad seined ehk mükoosid.
Nüüd, kui me lähme risti siit siis alla paremale, et siis seal on pilt Lembit Norviidist. Lembit Norviit oli samuti siis seltsi liige ja teda võib siis õigusega pidada üheks kommertsiaalse kunstneeru ehk dialüüsiaparaadi leiutajatest. Et see au on suuresti tegelikult läinud ühele kolleegile Rootsist, Alval on tema nimi, aga Alval on ise siis oma mälestustes öelnud, et Lembit Norviidile oli selles väga suur nii-öelda panus. Ja Lembit Norviit uuris siis oma karjääri lõpupoole ka kivikopsu ehk kopsusilikoosi. Ja kes teab, mida kõike ta oleks võinud veel avastada, aga kahjuks lõppes tema elu üsna noorelt. Nüüd siis lähme siit risti siis alla vasakule, seal tuleb meil taaskordselt Karl Schlossmanni nimi, võib õigusega pidada üheks siis sõjaeelseks Eesti tervishoiu surgujuks, et Karl Schlossmann oli siis bakterioloogia professor, ta oli arstiteaduskonna dekaan kohe peale Lüüsi, oli ka Eesti Teaduste Akadeemia president ja Karl Schlossmann siis emigreerus Rootsi, hakkas töötama teadusgrupis koos Nanna Schwarziga, et tema on ka siin pildi peal näha. Ja selles teadusgrupis muideks töötas ka tema naine Ludmilla Schlossmann ja nemad koos siis töötasid välja Schwarz-Schlossmanni reaktsiooni nii-öelda reumatoidartriidi diagnoosimisel, ehk siis töötasid välja reumatoidfaktori. Ja viimase nimena oleme siis pannud Peep Algvere, et Peep Algvere on Rootsis tunnustatud silmakirurg, ka professor, andnud välja üle 150 teadusliku artikli, on siis suur virektoomia nii-öelda ekspert ja pioneer maailmas. Ja Peep Algverel on üsna suured teened siis Eesti taasiseisumisel, siis Eesti oftalmoloogia abistamisel. Et kuuldavasti oli Peep Algvere nimeline operatsioonituba siis Tallinna silmakliinikus. Ja kuna ma ise seal majas nüüd töötan, siis ma läksin seda eelmine nädal otsima. Ja tuleb välja, et kahjuks isegi see silt, mis seda nagu tähistas kunagi, et isegi see on remondi käigus nagu kaotsi läinud. Aga tuleb välja, et Peep Algveret endiselt meenutatakse väga sõnaga ja nii-öelda tema vaim elab seal kliinikus edasi. Nii, aeg surub peale, et ma siin pean natuke vist kiirendama, et Eesti Arstide Seltsi liikmed võtsid väga aktiivselt osa erinevat üritustelt, et Estot siin juba mainiti, sellega paralleelselt toimus käis ülemaailma Eesti arstiaasta päev iga kord, Rootsis analoogsed üritused festivalid ja siis, kui hakkas juba Eesti vabanemine saabuma, et siis hakati rohkem käima ka Eestis. Et esimene selline üritus oli 88. aastal siinsamas Tartus, kus siis kogunesid kirurgid. Sellel samal aastal siis Estol oli esimene kord, kui olid kohal ka külalised Eestist, aga ütleme, suurim nii-öelda Eesti ja Eesti-Rootsi arstkonna kohtumine oli 89. aastal Eesti Arstide Foorumi näol, kui Rootsist oli kohal kogunis 40 liiget. Ja sellest on väga sellise vahetu mälestuse kirjutanud Enn Nõgu. See avaldati ka Eesti Arstis ära aastal 2020, kus ta siis kirjeldas kõik Eesti haiglate seisukorrast, väga heast Eesti arstide väljaõppest ja isegi kuni liikluskultuurini välja. Aga mis paljud siis tõdesid, et osavõtt Eesti Laulult, et see jättis neile nagu väga sügava mulje. Sama aasta novembris külastab juba 5 Eesti kolleegi Rootsit ja sama aastal siis loovutab ka Eesti Arstide Selts Rootsis nii-öelda selle järjepidevuse üle ka Eesti Arstide Liidule. Vaikselt hakkavad siis Eesti Arstide Selts Rootsis liikmed ka publitseerima artikleid Eesti Arstis ja siis nii-öelda tekib see suur koostöö siis kahe riigi vahel just nii-öelda selle meditsiiniabi korraldamisel. Nii, ja 21. sajand toob siis uue laine Eesti Arste Rootsi, et järk-järgult antakse siis nii-öelda juhatuse töö selle noorele põlvkonnale üle, siis vahemikus 2005–2007, et siin on üks pilt siis 20 aasta tagant, siis kui tähistati 60. juublit, et see on sellepärast põnev, et siin on nagu kohtuvad 2 maailma, et siin ees istuvad siis 3 endist esimest, siis paremalt poolt Novek, Anderson ja Kõvamees, ja siin taga on ka Alvere
ja siis nii-öelda viisakalt tahaplaanil jäävad siis Eestist tulnud arstid, ehk siis siin taga ja siin on ka näha siis kunagine pikaaegne esimees Karl Väärt istub ka siin meiega täna. Nii, siis loodi ka sidemed siis Eesti arstide vahel Rootsis ja Soomes ja kutsuti esile siis ka suvepäeva traditsioon, midagi siis ka juba enne mainiti, et see on endiselt väga populaarne. Et käime kord aastas seltsi liikmete ja siis peredega avastamas nii-öelda seda ilusat suurt Rootsimaad. Ja siis nagu enne mainiti, et 2010 annab siis Eesti Arstselts Rootsis tagasi nii-öelda selle järjepidevuse Eesti Arstide Liidule. Nii, tänaseks on meil 75 liiget, kohtume 2 korral aastal, vahel ka lisaks, näiteks käime mõnda kultuuriüritust koos vaatamast. Me oleme toeks siis Rootsis elavatele eestlastele, mis puutub tervisealased küsimusi, tervishoiualased küsimusi. Ja lisaks annan välja ka stipendiumi, et see on nüüd üks traditsioon, mille me nii-öelda taaselustasime, et anname seda välja kord aastas, selle suurus on 15 000 Rootsi krooni ja seda võivad taotleda siis kõik Eesti arstitudengid, noorarstid, noorteadlased, seni kuni see teema on siis arstiteaduse kohta. Et see konkurss algab õppeaasta algusega 1. september ja siis peakoosolekul talvel me siis kuulutame selle võitja välja. Et nüüdseks on meil juba kujunenud üsna selline väärikas seltskond neid stipendiate. Nii ja siis lõpetuseks veel 2 lõpuslaid, et siin on nüüd siis slaid me kõigist esimeestest, et vist kõik nimed enam-vähem said mainitud peale Einar Bergeni, et tema pilti mul pole, aga tema pilt oli Indrekul õnneks olemas. Ja päris lõpuslaid on siis meie auliikmetest, et auliikmed on selts andnud välja, ütleme seda tiitlit on andnud välja siis eri põhjustel, alguses rohkem teadustöö eest, aga hiljem ka nii-öelda teenete Eestist kas seltsile või Eesti tervishoiule. Ja kui te siin teravalt vaatate, et siis viimasena on siia nimekirja, selle väärikasse nimekirja tekkinud siis Katrin Rehemaa, et temal otsustas siis juhatus anda siis auliikme tiitli sellel aastal, siis selle töö eest nii-öelda suhete arendamisel siis selle 2 seltsi vahel. Ja kui Katrin hetke saab, siis me äkki annaks sellega siin praegu üle. Jah, no nii, palju õnne. Nii, ja siis siit väike rinnamärk. Ma tänan väga selle tunnustuse eest. See rida siin, neid nimesid on aukartust äratav. Ma üritan siis ka sinna sobituda. Tegelikult Arstide Liidus on väga palju kolleege, kes on neid arste, ka neid, kes töötavad väljaspool Eestit, ikka Eesti arstideks pidanud ja nendega sidet hoidnud. Ma arvan, et ma võtan selle tunnustuse praegu vastu kõigi nende nimel. Ja ma arvan, et need sidemed on nüüd nii tugevad, et nad ei katke. Ja eks meil on alati olnud ka niisugune väike salaplaan, et ehk mõned arstid tulevad ka tagasi Eestisse ja nagu selgub, siis ühe me olemegi juba suutnud tagasi meelitada. Aitäh! Aitäh! Nii, ja see oligi tegelikult minu poolt kõik, et nagu näete, siis selline väga suure traditsiooni ja väga suurete teenetega organisatsioon ja mul on isiklikult väga hea meel nagu olnud anda oma panus sinna ja eriti hea meel on siis olnud seda kõike teile siin täna tutvustada. Aitäh! Suur tänu, Hendrik, ja küsimused jäävad kohvipausile kõik. Et nüüd palume püüne peale Marina Tuutma, kes on, ma usun, meile paljuski juba tuttav inimene. Marina on olnud ka, kui ma õieti mäletan, Rootsi Arstide Liidu asepresident ja praegu sa vist juhatad Rootsi perearstide seltsi. Jah, kuni ühesõnaga eelmise aastani. Nüüd olen ainult kohalikus Värmlandi piirkonnas. Ja nüüd me tuleme siis minevikust tulevikku vaatama. Jah, nüüd me tuleme minevikust tulevikku või juba ka olevikku. Et olen ise ka olnud Eesti Arstide Selts Rootsis juhatuse liige, samal ajal kui Karl oli esimees ja laekul selles. Nii,
räägiks siis tehisintellektist ja selle olukorrast siis Rootsis. Mulle 4 aastat tagasi anti ülesandeks juhtida Rootsi Arstide Liidu digitaliseerimise töögrupi tööd ja põhjenduseks toodi, et aga sa oled ju Eestist ja Eesti on digitaliseerimises ja kõikides nendes asjades Euroopa kui mitte maailma paremaid ja sina oled ainuõige inimene siis seda siis juhtima. Võtsin siis selle ülesande väriseva südamega vastu, sest ega ma suurt ise midagi sellest ei teadnud, aga kõige parem viis ongi ise õppida ja siis midagi ka korda saata. Nendest AI nagu lahendustest, need on järjest enam muutunud nagu igapäevatöös arstidele nagu üheks üsna tavaliseks asjaks. Ma arvan, et väga paljusid asju me isegi ei oska veel arvata, mida me tegelikult teeme, kas või seesama EKG analüüs, see on ju ka ikkagi sellist võib-olla primitiivsemal põhimõttel, aga ikkagi ka üks selline AI tehnoloogia. AI-st räägitakse Rootsis väga palju. Ja see on üks lemmikteema poliitikutele ja otsustajatele, nii nagu 10 aastat tagasi oli digitaliseerimine, et selles nähti kõikide Rootsi tervishoiu hädade ühte suurt ja kõige paremat lahendust. Et küll võis see siis muuta meie rahastamise probleemid olematuks ja ka tervishoiutöötajate puuduse probleemid. Ja nüüd on siis selleks uueks panatseaks muutumas tehniline või tehisintellekt. Jah, et need lahendused, mis siis välja töötatakse, on siis suures kasvutrendis. Aga see AI on natukene üks müstiline tegelane paljudele poliitikutele ja otsustajatele ja et natuke nagu jõuluvana moodi, et kõik temast räägivad, kõik armastavad talle saata kirju, et milliseid soove ja väikseid ja suuri ta võiks lähendada, aga tegelikult vähesed on teda tegelikult näinud ja temaga kohtunud. Ja Rootsi arstid arutavad väga aktiivselt üle, kuidas siis nagu see areng peaks toimuma ja milliseid võimalusi see võiks meile pakkuda. Rootsi samamoodi nagu kõik tervishoiusüsteemid võitlevad selle rahahädaga, et me saame väga palju teha, aga kõik see palju, mis me võimelised tegema oleme, see ka kõik maksab. Ja Rootsis raskendab võib-olla olukorda see, et meil on 21 erinevat tervishoiuregiooni, millel on oma riigikogu, millel on oma valitsus, millel on oma enda maksudest laekuv eelarve ja kuigi Rootsi on 10-miljoniline riik, siis nii-öelda maailma ja Euroopa perspektiivis on ta ikkagi väikene riik, et nii nagu London koos oma eeslinnadega. Ja see seab ka teatud piirid ka uute tehnoloogiate sisseviimisel. Näiteks väga tähtsad on kuidas meie erinevad patsiendi andmed näiteks omavahel ühenduvad, et kuna on 21 esinevat regiooni, siis kõik need patsiendi andmed on tegelikult lukus ühes regioonis ja see, mida nüüd Eesti tegi omal ajal 90-ndatel, et võttis vastu tähtsad otsused, millest me tänapäeval saame nii-öelda suurt abi, et info liikumine erinevate süsteemide vahel toimub, et see digitaalne infrastruktuur toimub, siis Rootsis on kahjuks jagatud 21 erinevasse piirkonda ja sellega seoses võetakse praegu neid otsused, mida Eesti tegi juba mitukümmend aastat tagasi alles nüüd ja vaieldakse neile üle.
Ja sellega seoses on ka, et kuidas neid igasuguseid uusi tehnoloogilisi uuendusi siis saaks integreerida valutult meie olemasolevatesse süsteemidesse. Jah, tehisintellekt on praegu üks kiiremini arenevaid tehnoloogiaid ja millel on suured potentsiaalid, kui me neid ka õieti oskame kasutada. Rootsi Arstide Liidu fookuses on praegu seoses tehisintellektiga, et arstid oleksid kaasatud, et patsiendi ohutusreeglid järgitakse ja samaaegselt ei ohustata uute lahendustega arstide töökeskkonda. Ja need peaksid olema alati keskmes, ükskõik missugust uut lahendust me vastu võtaksime. Me viisime 2024. aastal läbi arstide seas küsitluse, et teada saada, paljud arstid siis tegelikult kasutavad igapäevatöös AI lahendusi ja millised on siis nende kogemused. Ja ankeet siis näitas, et 25% on kasutajaid, 69% ei kasuta ja 6% ei teadnud, kas nad kasutavad või ei kasuta. Oi, nüüd juhtus mingisugune häda. Nüüd on mingi tehniline, nüüd on tehniline häda siin. Üks hetk, nii juhtub. Nii. Et mulle see nupp ei toimi ikka. Minul endal siin pildi peal on, aga ekraanil ei ole. Nii, mis ma räägin vast edasi, et aega kokku hoida. Siis uurisime ka, et milleks siis tehisintellekti kasutatakse. Ja selgus, et 46% kasutas haigusloo kirjutamiseks. 21% piltdiagnostikas, 18% tõlkimisel, 18% teaduslikus töös. 12% kasutas meditsiinilisel nõustamisel, 11% enda kompetentsi arendamisel, 11% otsustustoena, kaasa arvatud ka triažeerimisel, 9% koosolekute märkmete tegemisel ja 2% siis täppismeditsiinis. Kui sageli siis kasutavad arstid AI-d? 45% vastas, et igapäevaselt ja siis 50% siis kas mõned korrad nädalas või mõned korrad kuus ja 4% ainult mõned korrad aastas ja siis 1% jälle teadnud, kas nad on kasutanud või nad ei ole kasutanud. Uurisime ka, et kas nende arstide tööandjad siis peavad AI kasutuselevõttu prioriteetsed. Ja 18% siis vastas, et jah, et see on nende kliiniku juhatusele ja haiglate juhtkonnale väga prioriteetne, 59% ei ja 23% siis ei teadnud, mis nende tööandja arvab asjast. Samas tuli aga välja, et ainult 6% arstide töökohtades olid siis reeglid ja suunised, et kuidas ja mis põhimõtetel siis erinevaid AI lahendusi kasutada. Küsisime ka, et mil määral tehisintellekt võib vähendada arstide arvates nende administratiivset töökoormust ja tuli siis välja, et 39% arvas kas palju või väga palju ja 40%, et üsna vähe või väga vähe ja 21% ei teadnud, kuidas AI võiks vähendada nende administratiivset koormust. AI ei ole enam tulevik, et väga paljudes haiglates ja tervisekeskustes me juba kasutame seda igapäevaselt. Et võib kasutada teda näiteks, et tuvastada erinevaid haigusi. Arenenud on piltdiagnostika, näiteks ultraheli piltide analüüsimisel, siis suudab ka varasemalt
analüüsida patsiendi varasemaid andmeid ja anda arstidele siis ka soovitusi, milliseid ravimeetodeid võiksid olla kõige tõhusamad, kellele me võiksime neid ravimeetodeid rakendada. On olemas ka AI-põhised vestlusrobotid, mis annavad siis nõu ja aitab ka siis analüüsida suurt hulka patsiendi andmeid ja leida mustreid, mis siis aitavad välja selekteerida just õiged patsiendid õigete ravide jaoks. Siin on ka mõned näited, mis hästi toimivatest lahendustest. Minu üks lemmikutest on see tandem AI. Perearstina pean ma palju kirjutama, kohtun paljude patsientidega ja pärast mälu järgi hakata nüüd neid sissekandeid tegema või patsiendi juuresolekul sellist nagu töömeetodit me kunagi kasutada ei saa, et me teeme alati seda pärast. Rootsis sellist traditsiooni ei ole, et samaaegselt kui patsiendiga rääkida, et siis kirjutada. Ja siis on see tandem AI toimib niimoodi, et tema transkribeerib siis kogu selle jutu, mis mina patsiendiga räägin, tekstiks. Ja loob sellest siis kohe ka ühe mustandi, mille siis mina, kui mulle tundub, et seal kõik on õige, võin otse kohe kanda haigusloosse sisse. Seda teksti, mis siis see AI siis nagu kuuleb, seda kuskile ei salvestata, see sama hetke ta kaob, kui ma olen siis nupu peale vajutanud, et ma olen nõus sellega. Peale selle pakub ta ka võimalust kasutada täpselt neid samad, mida juba kord patsient on rääkinud või mina ise olen nagu sinna lisanud, et kirjutada haiguslehte näiteks või siis saata saatekirju. Iga sissekande juurde tuleb ka diagnoosi hüpotees ja diagnoosikoodid ISD-10 järgi. Siis on ehitatud ka fraasisõnastik, mis siis hõlbustab siis korrektse meditsiinilise terminoloogia kasutamist. On olemas ka klassikaline kõnetuvastus, mis tagab, et ma saan ka oma häälega redigeerida neid märkmeid, mida ma siis olen teinud ja saata patsientidele kirju. Järgmine on Visibagi triaaž. See siis aitab kiiresti hinnata, millised patsiendid siis peaksid tulema arsti juurde, kellele siis piisab, et me anname talle mingeid nõuandeid või siis saab patsient, peab helistama siis nõuandetelefonile. Alma analüüsib patsiendi haiguslugu ja võrdleb seda ravijuhiste ja andmebaasidega ja annab siis soovitusi edasiseks diagnoosimiseks ja raviks. Sectra on kasutuses siis radioloogias, pilditööstuses, aitab siis kiiremini ja täpsemalt diagnoosi panna. See vähendab ka radioloogide koormust, kui meil on näiteks vähidiagnoosi puhul või mammograafia puhul peab olema 2 radioloogi, kes siis kinnitavad selle pildi vastuse. Siis nüüd, kui tehti viimased uuringud, siis kas ainult kui võrrelda AI-d ja 2 radioloogi, teevad nad head tööd, aga kui on AI ja radioloog, siis teevad nad paremat tööd kui 2 radioloogi või ainult AI. Korti AI on kasutuses paljudes Rootsi haiglates, mis aitab siis analüüsida kiirabikõnesid ja tuvastab siis neid kiirelt reageerimist vajavaid juhtumi nagu südameinfarkt ja insulte. AI-patoloogias Rootsis on väga suur puudus patoloogidest ja nüüd aitab siis need lahendused analüüsida koeproove ja kergendab patoloogide tööd. Dermatoskoopias samamoodi analüüsib pahaloomulisi kasvajaid. Hollandis on olemas üks projekt, kus siis AI aitab planeerida operatsioone ja optimeerib voodikohtade arvu. Muidugi on olemas ka paljud väljakutsed. Kuidas tagada patsiendi andmete konfidentaalsus ja kaitsta patsiendi andmeid küberohtude eest? Kuidas vältida kallutatust ja ebaõigeid ravisoovitusi? Kuidas integreerida AI juba olemasolevatesse töövoogudesse? Ja kui reeglid puuduvad, siis tekitab see arstides eetilist stressi ja selleks ongi meil
tegeleme sellega, et tõsta arstide teadmisi, arstide pädevust ja töötame selle nimel, et arstid oleksid siis kaasatud. Oleme peaaegu valmis saanud ühe uue dokumendiga, mis on siis oleks toeks arstidele ja et millised on siis meie nõudmised poliitikutele ja otsustajatele. Et andmed peavad olema kvaliteetsed. AI vajab täpseid ja mitmekesiseid ja esinduslikke andmekoguseid. Kui me oma patsientidele ütleme, et tihtilugu, et sa oled see, kes sa sööd, et see, mida sa sööd, see mõjutab sinu tervist, siis täpselt samamoodi on AI-ga. Kui meil on halvad andmed, siis ei saa me ka seda head tehnoloogiat. Turvalisus ja andmekaitse, et kindlasti peavad olema need vastavad ka meditsiinieetika printsiipidele, et ei eelistata neid, kes on võib-olla kas ainult nooremaid või vanemaid või etnilise koos tagapõhjaga, et need on väga tähtsad. Ja muidugi väga tähtsad on ka kliiniline valideerimine. Et kõik need AI-tehnoloogiad peavad olema siis reaalsetes tervishoiu tingimustes kasutatavad ja peavad olema nad testitud. Ja see on ka aluseks, et meie kui arstid ka usaldaksime seda. Me ei saa kunagi saama aru kõikidest algoritmide detailidest, aga meil peab olema just see teatud seoses valideerimisega, et me saame olla kindlad, et me teame, mis see väljund on ja me saame seda väljundit kasutada. Ja valideerimis, kuna regioonid on meil 21 tükki, siis on nüüd kokku lepitud, et tuleb hakata kasutama valideerimisplatvorme, sest see on väga töömahukas ja väga rahamahukas, kui iga üksik haigla või iga üksik regioon hakkab siis neid valideerimissüsteeme töötma ja need on siis olemas praegu, kuna piltdiagnostika kõige paremini on arenenud, on olemas just piltdiagnostikale juba väga paljud süsteemid olemas, aga tootjale jääb ikkagi vastutus, nii et see märge, mis on peal, et sellest vastutusest nad ei saa loobuda. Koolitus on muidugi väga tähtis, et arstidel oleks siis oma koolitus, et me nõuaksime ka, et meie õppe, ka ülikooli õppe, ka meie residentuuris oleksid nende uute tehnoloogiate mõistmiseks vajalikud teadmised siis programmidesse lülitatud ja ainuke võimalus demüstifitseerida tehisintellekti on võimalikult palju ise sellest teada saada ja meil on ka suured ülesanded, et oma poliitikuid ja otsustajaid, kellel puudub arsti tagapõhi, ka neid harida, et nad võtaksid vastu õiged otsused. Nii, AI-süsteemide kasutuselevõtt on ka seotud suurte riskidega ja suurte vastutustega ja kui tehnoloogia teeb valesid järeldusi ja need süsteemid pole usaldusväärsed, siis on oht nii patsientide privaatsusele kui ka patsienti tervisele. Et meie teadmised AI kasutamisest peavad suurenema ning tööandjad peavad välja andma, töötama juhised, mis tagaksid nii arstide turvalise töökeskkonna kui ka patsientide ohustuse. Tänan. Aitäh, suur tänu. Ja ma tänan ka teid kõiki, kes te siin kenasti vastu panite. Selle teema võib vist kokku võtta väga lühidalt niimoodi, et AI ei saa kunagi asendama arsti, aga ta saab olema arsti käes üks väga hea abiline. Et see on oluline. Nii, ja nüüd on väike kohvipaus.